Tere kõigile ja väga suur rõõm on tervitada kõiki siin Eestis keemiteraapia assotsiatsiooni veebinaril. Ja me oleme täna siis 7. novembril kokku tulnud ülemaailmse keemiteraapia päeva tähistamiseks. Tänane teema on, kes on terve täiskasvanu ja me räägime sellest, kuidas see keemiteraapia keskne olek meid igapäevaelus toetab, miks on see vahel nõrk või puudulik ning kuidas me saame seda tugevdada. Ja täna me keskendume just terve täiskasvanu olekule, sellest, mis olekuid skeemiteraapias veel eristatakse ning üldse skeemidest laiemalt põhjalikumalt saab kuulata ka meie podcastist Iseendaks kasvamine. Meiega on täna 4 skeemiteraapiat praktiseerivat psühholoogi ja psühhoterapeuti. Tartust tervitavad meid Inga Ignatjeva. Tere! Tere! Ljudmila Čkosov. Tere! Tere! Piret Evert. Tere! Ja Tallinnast on Liis Ojaots. Tere! Ja järgmise umbes poole tunni jooksul me arutleme ja jagame mõtteid. Lõpus jääb aega ka teie heade kuulajate küsimustele ja kommentaaridele, nii et palun kirjutage kommentaaridesse julgelt juba arutelu käigus oma mõtteid. Ja mina olen Triin Ketlin Siska ja tänase vestluse moderaator. Aga alustamegi siis esimese teemaga, kust üldse tuleb mõiste terve täiskasvanu ja mis on selle oleku roll? Ja ma alustaks. See on üks nendest olekutest, mille poole me püüdleme skeemiteraapias ja üleüldse elus, sest see on üks nendest seisunditest, me nimetame neid erinevaid seisundeid olekuteks, sest need on nagu mingid sellised olekud, režiimid, millesse me lülitume sisse, kui me oleme teatud olukorras, mis võivad aktiveeruda iseenesest või me võime aktiveerida neid ise. Aga terve täiskasvanu olek on üks nendest nii-öelda funktsionaalsetest olekutest, tänu millele me suudame töötada, lapsi kasvatada, suhelda üksteisega sellisel viisil, mida me võiksime nimetada terveks viisiks, mis ei tekita juurde probleeme, vaid pigem vastupidi, tänu millele me suudame oma vajadusi rahuldada tervel moel nii-öelda. Ja just tänu sellele olekule me suudame näiteks tegeleda selliste nii-öelda täiskasvanute asjadega nagu seksimine, suhtlemine, oma hobidega tegelemine. Nii et see on see, mis aitab meid elus ja see on see, mida me omandame nii-öelda elu jooksul kasvades ja meil on kõigil see olek olemas, mõnel on see suurem, mõnel on see väiksem nii-öelda ja me ei saa olla kogu aeg terved täiskasvanud. Me suudame olla mõnikord ka mingites teistes olekutes, aga terve täiskasvanu oleku põhiline funktsioon ongi see, et ta suudab nii-öelda hallata teisi olekuid, nii et me suudame reguleerida ennast tänu sellele olekule. Ja see olek, seda võib jagada tinglikult 2 osaks. Üks osa on nii-öelda ratsionaalne, terve täiskasvanu, tänu millele me suudame lahendada probleeme, me suudame olla tõsised, analüüsivad, ratsionaalsed, reflekteerida. Ja teine osa on nii-öelda hooliv vanem ehk siis selline olek, mida me õpime oma vanematelt, kui nad on olnud hoolivad, kui nad on olnud hoolitsevad. Ja. Aga põhiline funktsioon ongi vajaduste rahuldamine tervel moel. Ja täiendaksin siia juurde, et Rödiger on siis toonud sisse ka 2 jalaoleku mudeli, kus siis inimest justkui iseloomustab sellist 2 eri suunda. Üks on suunatus iseendale ja teine on suunatus teistele. Nii et see on seotud ka selliste emotsioonidega, et suunatus iseendale ja suunatus teistele on väga head, aga kui need tasakaalust välja lähevad, siis meil tekib muresid ja probleeme. Nii et üks on selline kiindumuse, selline suunatus teistele, otsin ühendust ja lähedust teiste inimestega
ja see teine on siis nagu justkui autonoomia ja kontrollitunne, enesekesksus ja see on seesama, et ma suunan oma jõu ja energia iseendasse, et iseennast arendada, olla iseendaga heas kontaktis. Ja kahe jala oleku mudel on selles suhtes väga hea paariteraapias ja paaritöös ka, et me õpime teadvustama ja märkama, et samal ajal, kui meie ise tegeleme enda keerukuskohtadega, siis samasugused protsessid toimuvad ka teises inimeses. Ja siis kuidas õppida nendega arvestama ja vaatama, et igas olukorras ei õnnestu siis kas kompromissi teha või leida mingeid lahendusi, et mis siis selle taga võib olla. Nii et jah, ja siis on ka ju alati 3 võimalust, et inimene võib selles teatud olukorras siis asuda kaitsepositsioonile, rünnakule, kui tema see mina tunnetus või autonoomia saab kahjustatud, või siis hoopis alistuda ja mõelda, et mis siis mina. Nii et siis sellise dünaamilise tasakaalu leidmine on baariteraapiast ka üks selliseid võtmeküsimusi. Lisaks sellele 2 jala teooriale siis ka selle, et selle terve täiskasvanu oleku ülesanne on tegelikult tõesti märgata meie vajadusi, olla nendest teadlik, julgeda neid sõnades verbaliseerida ja ka vajadusel otsida tuge ja abi, et terve täiskasvanu ei pea alati üksi hakkama saama, vaid ta võib ka kasutada selleks lisaressursse. Ja need põhilised vajadused, mille eest ta tegelikult siis nagu hoolitseb meie sees, üks on juba seesama turvaline kiindumus ja kontakt, millest Piret rääkis, et ta tunneks, et teda siis nagu armastatakse, et teda on ära kuulatud ja tema elus on ka olemas inimesed, kes tegelikult temast siis hoolivad ja keda ta usaldada saab. Ja teine on siis seesama autonoomia või ka oma pädevuse või identiteeditundega seotud vajadus, eks ju, et ta usub, et ta saab hakkama, et ta teeb otsuseid, ta on iseseisev nendest otsuste tegemisel, et tal on õigus oma arvamusele ja ta teab, kes ta on inimesena, et see mina-teadlikkus. Samamoodi on ka selle oleku ülesanne siis väljendada ka tundeid ja vajadusi, et selle eest hoolt kanda, et ta saaks oma emotsioone väljendada ilma hirmu või ka häbita ja et ta lubaks olla nendel emotsioonidel, et need ei ole ohtlikud ega valed, et see on okei, et me tunneme emotsioone. Ja 4. vajaduseks, millest see olek hoolitseb, on mäng, rõõm, et see ei ole nagu vähem tähtsam. See, et ta lubab endal teinekord kogeda sellist kergust, loovust, lõbusaid hetki, et ei oleks elus ainult sellised kohustused ja kontroll või vastutuse võtmine, vaid et oleks ka sellist toredat ja vabu spontaanseid hetki inimese elus. Ja 5. viimane selline peamine vajadus on see, et ta hoolitseks selle eest, et kuidagi oleks ka tema elus realistlikud piirid ja ka selline enesekontroll. Et see osa mõistab seda, et turvalisus sünnib ka teinekord meile struktuurist, et ma tean täpselt, kui palju ma teen, palju ma jaksan, palju ma jõuan, mis on justkui see mänguala, mis piirides ma toimetan ja see tasakaalu leidmine ka vabaduse ja sellise korra vahel oma elus, vastutuse vahel. Et piirid endale ja piirid ka teistele, et kui palju ma näiteks endast ära annan, et kas see on okei nii palju endast ära anda või on see piir ka öelda ei, et ma võin seda teha. Aitäh teile, väga hea sissejuhatus. Aga kui nüüd mõelda edasi, et kuidas see terve täiskasvanu kujuneb ja miks on nii, et mõnel inimesel võib see osa justkui olla vähem kättesaadav, vähem arenenud, kujunenud? Et terve täiskasvanu kujuneb meil ju terve elu jooksul ja nagu Inga ka ilusti sissejuhatuses juba ütles, et see on selline eesmärk, mille poole püüelda, mida arendada kuidagi nagu terve elu vältel, et kui see on meil puudu olnud, siis ei tasu muretseda, et õnneks skeemiterapeudid või psühholoogid aitavad selle teemaga saada paremini kontakti, et siis minna edasi. Aga kuidas siis ikkagi see terve täiskasvanu kujuneb, et kui me mõtleme inimese peale, siis kui ta sünnib,
maailma, siis ta sünnib paarisuhtesse ja siis tulevikus ta loob ise ka paarisuhte. Ja see mulje, kõik need kontaktid tema ümber, kuidas tema pere on toimetanud, kuidas seda mõjutanud, millised on olnud õpetajad ja teised täiskasvanud, kellega see inimene on kokku puutunud, nii et siis see kõik mõjutab, andes siis suunda sellele, kas inimesel kujuneb niisugune terve täiskasvanu suhtumine, kas ta julgeb neid piire panna, kas tal on autonoomia tunnetus olemas, kas ta julgeb mängida ja lõbutseda. Kõik see sõltub sellest, millist eeskuju meile annavad meie vanemad, õpetajad ja teised olulised sugulased ja lähedased inimesed, sõbrad meie ümber. Nii et siis ja ka suhetes ise siis tulevad erinevad mudelid ja rollid ja see, kuidas siis inimene seal olla oskab, sõltubki sellest, mis mudelid ta on aja jooksul saanud. Osadel inimestel on selline mina-tunnetus ja autonoomia tunnetus paremini paigas, nad on saanud seda harjutada oma koduses sotsiaalses laboris, teised jällegi ei ole saanud. Ja hästi suur roll on ka meie ühiskonnal, kultuurinormidel ja sellel, et millised on ootused nii naistele kui meestele, nii poistele kui tüdrukutele, nii et terve täiskasvanu osakaalus omab see ka hästi suurt mõju. Ehk siis, kui pere ongi väga võib-olla kutsub üles, et oleme lahked ja jagame, siis see võib anda ka mõnes kohas vale signaali, et autonoomia tunnetus saab ikkagi häiritud ja laps muutub näiteks ennast ohverdavaks või altruistlikuks, mõeldes, et kõik teised on olulised, mina pean ära andma, et teised oleks rõõmsad ja saab hoopis mingi teise skeemi. Aga nagu siin eelnevad kõnelejad ka ütlesid, siis terve täiskasvanu lähtub iseendast ja see ei ole selline, see on niisugune nagu, kuidas öelda, et see ei ole nagu kahjulik lähtumine iseendast, vaid see on tervislik, pidades silmas siis kõigepealt iseennast ja ma ei mõtle siin seda isekust, vaid just sellist elutervet enda vajadustest lähtumist. Ma lisaksin siia võib-olla seda, et nii nagu Piret ütles, et mudel meie jaoks terve täiskasvanu mudel on alati teised inimesed, teised täiskasvanud meie lapsepõlves, kellest me võtame eeskuju, et kuidas ma peaksin käituma, kuidas ma peaksin oma vajadustega ümber käima, kuidas ma peaksin suhtuma iseendasse ja nii edasi. Ja see ei pea olema alati sõnastatud, verbaliseeritud, et laps võtab eeskuju sellest, mida ta näeb ja see võib olla isegi nii, et laps justkui haarab õhust mingeid signaale ja ta teeb enda jaoks mingeid järeldusi täiesti alateadlikul tasandil. Ja ta hakkab kordama neid samu stsenaariume ja sellest saab kas sisemine kriitik, näiteks kui sa hakkadki iseendaga nii-öelda nagu halb vanem käituma või saab terve täiskasvanu, kui sa suhtudki endasse nagu hooliv vanem. Ja mis on veel oluline, on see, et väga palju sõltub ka sellest, et millised on nende paariliste, nagu Piret ütles, et laps sünnib paaridesse, eks ju, need on vanemad ennekõike, keegi vanematest, kellega on ta paaris. Et väga oluline on see, et kuidas need temperamendid üksteisega suhestuvad, et mõnikord vanem ei teegi mitte midagi halba, aga konflikt tekib seetõttu, et lapsel ja vanemal võib olla nii erinev temperament, et nad hakkavad juba selle baasil suhtlema nii, et see tekitab lapse jaoks mingit sellist traumeeritust ja laps võtab ka seda endale mudeliks. Ja et ma lisaks siia selle, et see on tõesti nagu see vundament, see peresüsteemist nagu tulenev, mida laps näeb pealt või kuuleb või kogeb, aga lisaks perele tegelikult ju kõik inimesed, kellega laps üldse elus kokku puutub ja ka hilisemas eas, et ka need tegelikult ju mõjutavad selleks inimeseks kujunemist ja terve täiskasvanu olekule annavad nagu hoo sisse. Et see on justkui nagu see vundament, mida me seal lapsena kogeme, näeme, kuuleme ja võib-olla kui kuulajad ka mõtlevad võib-olla ühe inimese peale oma elus, kes on neil olnud lapsena, kes kuidagi, kellega oli nagu hea suhelda või kes oli niisugune kaitsev või hooliv või lohutav mingis olukorras.
et kes see inimene oli, et see ei pea olema alati vanem, see võib olla kas või naabritädi, sõbranna ema, õpetaja koolist või kasvataja lasteaiast, eks. Ja sealt see tunne juba, et kuidas on, kui sa oled kaitstud, lohutatud, sind on mõistetud, sind on ära kuulatud ja, ja tänaselgi päeval võib-olla, kui korra kuulaja peatub ja küsib endalt, et aga kuidas see inimene, kes kunagi mu elus pakkus mulle seda või pakub ka praegu, et kuidas ta mingis raskes olukorras võib-olla oleks minu jaoks abistav. Et mis ta mulle ütleks või mis on see, mis ma nagu saan, eks ju, enda jaoks, mis aitab mul selle raske olukorraga võib-olla toime tulla või hoopis lohutab mind praegu. Jaa. Ja kui ei ole sellist tervet täiskasvanut enda ümbruses olnud, mõnikord juhtub ka seda, et laps elab nii raskes olukorras, et tema ümber on hästi vähe või ei ole üldse terve täiskasvanuliku käitumisega inimesi, siis võiks mõelda ka, kes see võiks olla mudeliks, näiteks raamatutegelane või mõne multifilmi tegelane või muinasjutu tegelane. Et nendest võiks ka võtta mudelit, eeskuju. Jaa, just. Just. Et need on nii huvitavad mõtted, et vahepeal vahel võib ka nii olla, et mõni selline näiliselt funktsionaalne või selline kasulik mõte tegelikult üldse ei ole seda, et näiteks et mis need näited võiksid olla, et kuidas nagu aru saada, et kas see hääl, mis räägib, on ikka päriselt nüüd kujunenud terve täiskasvanu hääl või on see võib-olla kriitiku hääl või selline ülefunktsioneeriv hääl. Ma mõtlen just, et kui see hääl ütleb näiteks, et ole väga tubli, ära saa oma tunnetega toime ise näiteks, et kust see piir läheb, et kus ma toetan ennast ise, siis meenutades mõnda täiskasvanut või kedagi, kes mind justkui toetab või siis, et kuidas me nagu eristame sellist liigset autonoomiat ja või siis ma ei tea, realistlikku piiri liigsest kriitikast. Mis te arvate? Et selleks, et võib-olla kahelda või inimene see suudaks, eks ju, kahelda, et selleks on vaja ju teatud küpsust, eks ju, me räägime siin ka aju küpsusest tegelikult, eks, et aju ju nii-öelda saab küpseks kuskil keskmise 25. eluaastaks, et me suudaksime kuidagi teha sellel nagu vahet, et mis on need kriitilised laused kuidagi mu sees ja mis on need, mis kuuluvad sellisele terve täiskasvanu olekule. Et terve täiskasvanu meie sees on ikkagi niisugune paindlik, ta kaalub erinevaid valikuid ja otsib endasse tasakaalu ja kriitik on hoopiski vastupidine, et ta on väga paindumatu, ta on väga jäikade reeglite ja hoiakutega ja ka arvamustega nagu meie suhtes. Ja tal on ka omane väga niisugune mustvalge mõtlemine, et noh, kõik või mitte midagi, kohe nüüd, kas sa teed õigesti või sa ei tee üldse, et olgu kõik tehtud ja kui sa nagu seda justkui ei jõua, ei jaksa, siis ta tekitabki sellise tunde, see kriitikulak meie sees, et me oleme kuidagi saamatud või me oleme mõttetud või me oleme rumalad või me ei ole eluga kuidagi hakkama saanud või et terve täiskasvanu seevastu on just see olek, mis tegelikult kuidagi on enda vastu selline kaastundlikum ja ta pigem sõnastab selle ümber nii, et olgu, mul läks valesti, ma tegin vea, aga ma ei ole sellepärast kuidagi halb inimene või see ei tähenda, et ma olen üdini saamatu või ma olen üdini rumal. Et ta nagu eristab seda tegu inimesest, ta eristab käitumist meist endast, meie enesehinnangust, et seal ei ole võrdusmärki vahel. Kriitik näeb seda võrdusmärki, et ta näeb nagu ainult ühte sellist tunnelit justkui, mille alusel ta siis annab hinnanguid ja teeb järeldusi. Ja terve täiskasvanu olek on justkui ka siin ja praegu, et ta on nagu olevikus.
ja ta vaatab, mis antud juhul saab teha, et kuidas ma saan ennast aidata, et mul natuke emotsionaalselt kergem hakkaks. Mis lahendusi ma näen, eks ju, et on lahendustele suunatud. Et kriitik lihtsalt ütleb, et tee korda, tee see viga korda. Ja ta elab ka sellises nagu minevikus, et kriitikul on jube hea mälu, ta suudab meenutada sulle kõiki möödalaskmisi, mis elus kunagi tehtud on ja neid sellel hetkel just nagu esile tuua, või ta elab ka tulevikus. Et kui sa nagu ei saa hakkama, ei tule toime, siis ta hakkab nagu justkui hoiatama, et vaata, mis kõik juhtuma võib hakata, et on niisugune katastrofiseeriv ja ähvardav ja ette hoiatav, et ta ei lase olla siin ja praegu sul iseendaga kontaktis ja näha nagu neid võimalusi, et mis on see, mis ma praegu saan teha enda jaoks. Et see terve täiskasvanu usub, et ma saan hakkama, ma tulen toime nende eluraskustega ja ma vaatan, kes mind nagu aidata saab. Ja ta lubab ka tundeid tunda, et sellest oli juba eespool juttu ka, et ja ka abi vastu võtta, et kriitik ei võimalda seda. Kriitik on väga karm ja julm meiega, meie sisekõnes. Võin lisada. Lisaks, Jaa, et Anneliis. jaa, et kui me mõtleme, et miks ei saa me väga niisugune terviklikult kasvada, sest meie vajadused ei saa täidetud. Kellelgi ei saa kõik vajadused, mis enne sai juba loetletud, vastatud. Ja me omandame nagu toimetulekuviisis, kuidas ellu jääda ja kuidas teistega koos olla. Ja see kriitika on justkui niisugune sisemine hääl, kes meid siis juhendab ja ütleb täpselt seda, nagu sai juba öeldud, et tuleb teha. Ma pean oluliseks veel ka lisada seda, et vahest ta rüütab ennast justkui sellisesse terve täiskasvanu nagu vormi, öeldes, et pinguta veel, et sa peadki pingutama, et siis tulevad asjad välja. Et ma pean väga oluliseks ka iseenda puhul nagu märgata, et kas see sisekõne või see juhendamine, mis seest tuleb, et kuidas see tundma paneb, et kui see paneb pigem pinget tundma ja toimetama hirmust, siis me võime aru saada, et see on vist sisemise kriitiku hääl. Aga see sisekõne on nagu julgustav, et ma usun sinusse. Muidugi, katsetamine on oluline, sa saad teada. Ja pigem kehasse tekib see tunne nagu kergus ja uudisimu, et siis võime arvata, et okei, nüüd on see meie terve täiskasvanu osa juures, kes aktsepteerib ja armastab meid mitte sellepärast, mis me teeme, vaid sellepärast, et me oleme. See kehaline tunnetus aitab ka eristada kriitikut ja tervet täiskasvanu osa. Tooksin omalt poolt ka sisse selle, et nii hästi lahti seletatud juba, aga sellist tervet täiskasvanud iseloomustab sihuke mõnus tasakaalukus ja realistlikkus ka ja seesama, et ei ole nõudlikku häält ja kehatunnetus on hea, siis lisaks sellele ka, et me ei hakkaks arvama, et terve täiskasvanu on mingi asiolek, mida me kunagi ei saavuta ja et see ei ole nagu selline idealistlikust perspektiivist vaadatuna, et see ei ole valgel hobusel rüütel või printsess, kes teeb alati kõike õigesti, et me ei seaks seda ka nagu ülekompenseerijad armastavad ka mõelda või ka see kriitiline hääl võib olla nõudlik, et pinguta rohkem, tee rohkem, jõuad kaugemale, aga see ongi seesama, et aga ka mitte liiga kaugele ja idealistlikuks ei tee seda. Nii et terve täiskasvanu tegelikult ka eksib, lubab endale eksimusi ja võib-olla üks nagu olulisemaid asju, mida ta ka teeb, on see, et ta parandab suhet. Ta teab seda, et kui ta tegi valesti, ütles valesti, tegi kellelegi haiget oma tegudega või mittetegudega, siis ta saab minna, võtta kontakti, olukorda arutada, ära leppida, parandada viga ja siis on jälle seesama võimalus, et kas sõprused või suhted saavad jätkuda või nad kahjuks ei saa ja siis on selline nagu, kuigi see on emotsionaalselt raske, siis ta nagu on võimeline sellega aja jooksul leppima. Ma lisaksin siia hästi lühikese võib-olla kommentaari, et nagu te olete kuulnud ilmselt praegu hästi palju sellist sina vormis pöördumist, et tee veel või tee rohkem. Et see on, olekut on natuke selline metafoorne kõne, eks ju, et enamasti me ikkagi räägime mina vormist. Nii et see kõlab väga tihti niimoodi, et ma pean veel rohkem pingutama või oi, ma võin praegu puhata, et see on täiesti okei puhata, et ma taastun niimoodi paremini. Nii et kui meie terapeudid räägime sina vormis, siis see tähendab seda, et me oleme juba harjunud nägema neid olekuid natuke eraldi üksteisest ja see selgitab ka seda, et kuidas me töötame teraapias nende olekutega. Ja see on kahtlemata väga põnev teema.
aga Piret, sa juba tegid natukene algust, et tegelikult meie järgmise küsimuse teemal, et mida siis terve täiskasvanu tegelikult teeb ja mida ta ei tee. Et sa juba mainisid sellist jah, et neid suhte parandamist, lõpetamist, aga veel ja me rääkisime juba nagu mõtetest ja sellest tunnetuslikust poolest, et kuidas terve täiskasvanu mõtleb või kuidas me seda tunnetame, aga veel käitumisest, et mida veel inimene võib-olla teeb, ei tee, kui ta on selles terve täiskasvanu olekus. Mina võiks siin teha selle otsa lahti, et palju on siin juba öeldud. See terve täiskasvanu osa vajab teadvustamist ja need on osad oskused, mis meie sees on olemas, ressursid, mida teadvustada ja hakata kasutama ja teised, mida saab õppida. Ja minu kogemus näitab ja teadmised näitavad, et see üks terve täiskasvanu osa valmisolek on aktsepteerida oma haavatavust ja ebatäiuslikkust. See ei ole liiga lihtne, aga see on üks osa, see on loomulik osa meist, see ebatäiuslikkus ja haavatavus, et lubada endal ka see osa omaks võtta, on üks, mis terve täiskasvanu osa saab hakata küpsema selleks. Teine kindlasti, mida terve täiskasvanu osa saab aidata inimesel teha, on lubada tundeid tunda. Terve täiskasvanu osa teab ja on kogenud, tunded ei ole ohtlikud, tunded on meie hüvanguks. Ja seda ka vahest on vajagi nagu koos turvalises ruumis ka inimesel kogeda, et kui ei ole lapsepõlves seda kogemust olnud, väga suur pelg võib tunnete ees olla, et lubada oma tundeid tunda ja mitte neid karta, pigem osata neid lugeda. See terve täiskasvanu üks oskus, mida ta teeb ja mida saab ka omandada, on aktiveerida see enese suhtes kaastundlikkus ja lahkus enese suhtes. See on jälle mingi kvaliteet, mis meil üldjuhul teiste inimestega on. Teiste inimestega me oleme lahked ja sõbralikud ja lubavad. Ja nüüd, ütleme, see küpsemise tee on see, et teadvustada seda, pöörata seda ka iseenda suunas, et olla ka iseenda suhtes. Ja eriti siis, kui on raske, et kuidas olla iseenda suhtes lahke. Ega see ei ole muu, kui see on sisekõne, mis on teised sõnad, teine toon, et kuidas ennast lohutada, kuidas ennast julgustada, on ka see, mida kõik inimesed vajavad ja seda sisemist häält on meil vaja ja see terve täiskasvanu osa saab seda teha. Siis terve täiskasvanu osa on see, kes märkab kõiki neid teisi osasid, mis meie sees on, et me oleme terviklikud ja aitab ka piire seada. Kui üks osa tahab näiteks teise peale karjuda, siis terve täiskasvanu osa võib seda pidurdada ja küll väljendada seda sõnumit ja piiri selgelt, aga sellisel moel, et see ei kahjusta suhet. Või tuleb vahest korrale kutsuda sellist üliperfektsionistlikku osa või ülikontrollivat osa või seda osa, kes tahab kogu aeg vältida või ära minna. Et see piiri seadmine on ka selle terve täiskasvanu osa, et ta märkab, tunnistab ja teeb aruka valiku siis, eks ju. Terve täiskasvanu osa ka teab, et ei ole õigeid otsuseid ja ta lubab teha otsuseid selleks, et teada saada, mis siis edasi saab. Ja see on pigem nagu juhib edasi uute võimaluste nagu juurde. Et see otsustavus on ka üks, mis vajab tõesti teadvustamist ja harjutamist, et ei ole õigeid otsuseid, aga saab otsustada ja vaadata sealt edasi. Ja terve täiskasvanu osa lubab ka, ta võtab vastutuse, mis nagu vahest probleem on, et kui meie vajadused ei ole vastatud, siis me jääme ellu, aga me võtame vastutust asjade eest, mis ei ole meie osa, ei ole meie vastutusala ja ei võta vastutust asjade eest, mis on. Ja terve täiskasvanu aitab seda teadvustada, et võtta vastutus selle oma elu eest, et tegemised oled need, mis on kooskõlas, et oleks puhkust, et suhted nagu toimiks, et oleks tervist. Ja terve täiskasvanu osa on see ka, kes juhendab puhkusele, juhendab lõõgastusele, juhendab spontaansusele, mängule. Täiskasvanud mäng on ka seksuaalsus, kus saab vabalt olla, kus saab ennast väljendada ja ka rõõmule, et lubab endal puhata ja rõõmu ja niisugune lapsemeelsus, et see ei ole kuidagi lapsik, vaid see on lihtsalt elus olemise märk, kui me kogeme rõõmu. Ja juba sai ka öeldud, aga ütleks ka üle, et see terve täiskasvanu osa teab, et tema on oluline ja teised on olulised ja kui suhtes tekib katkestus, mida ikka tekib, siis temas on valmisolekut minna tagasi
ja asjadest nagu rääkida. Et ta ei jäta ennast üksi ja isoleeri, vaid on valmis nagu tagasi minema. Taasta kontakti. Muidugi selline hea huumorimeel on ka üks terve täiskasvanu ja küpsuse nagu kvaliteet, et oma inimlikkuse üle veidi naerda ilma, et ennast vähendaks. Et see on ka üks asi, mida me iseendale saame nagu teha. Ja iga kord see, kui me, nagu ka öeldud, eks ju, et eksimine on nagu teadasaamise võimalus ja kui me ikka jälle valime selle, et me iseenda suhtes kasutame lahkeid toetavaid sõnu. Näiteks, mul on praegust raske. Ma luban endal välja hingata ja ma lähen küsin abi. Selle asemel, et ma pean üksi hakkama saama ja ma ei tohi näidata, kui rumal ma olen. Et kui me sellist toetavat, julgustavat kõnet kasutame ja pakume seda ka teistele, siis kõik need väiksed teod on sammud selleks, et see üks osa küpseks. Et ma väga usun ja arvestan sellega, et meil ei ole vaja sellest kriitiku häälest lahti saada, vaid mõistlikum on kasvatada seda terve täiskasvanu osa, seda häält, seda tooni ja seda kvaliteeti, et mina olen oluline ja teised on olulised. Ja terve täiskasvanu kõneviis on tõesti tihtipeale kindel, et ta usub, et ta tuleb toime, ta saab hakkama ja ta peatab selle kriitiku, nii nagu Ann-Liis ütles, ja ta kahtleb ka nendes sõnumites, mida see kriitik oma poolt nagu genereerib meie peas. Ja ta ütlebki, et see, mis sa teed, on liiga julm, see pole tõsi, ma ei luba endaga nii, eks ju, enam rääkida. Ja ta hoolib ja väljendab enda suhtes siis tõesti sellist kaastundvat hoiakut ja ka teiste vastu, mitte ainult enda vastu. Ehk võtab vastutuse oma elu, oma emotsioonide, oma vajaduste, oma tunnete eest ja kannab selle eest hoolt, et need oleksid tal täidetud. Et ta oleks rohkem iseendaga rahulolevam ja tasakaalus ja õnnelikum inimene. Ja teeb seda kõike ilma süütundeta. Väga hea, et ma vaatan, et meie aeg läheb väga kiirelt edasi. Et kui me nüüd juttu hakkame vaikselt kokku võtma, siis mida saab meist igaüks teha, et tugevdada oma tervet täiskasvanut ja elada siis küpsemalt, tervemalt, rõõmsamalt? Ja võib-olla igaüks saab ka öelda, et mida tema teeb võib-olla. Mis on need nipid ja trikid, mida üks psühholoog teeb ise ja soovitab ka kuulajale? Mina võin alustada. Et mõned asjad, palju on ju asju, aga üks asi on, mis mind on väga aitanud, on ka see, et kui ma ütlen millelegi väljas ei, siis ma ütlen väga sageli jaa iseendale või nendele asjadele, mis minul on oluline. Et kui mõelda, et ei ei ole olemas, et ei on alati jaa, lihtsalt tuleb korraks peatuda ja vaadata, millele ma tahan jaa öelda. Ja see võib olla see, mis on sinu väärtustega kooskõlas ja sulle oluline. Sinu elu ongi oluline ja seda tasub teha. Teiseks, et tegemine on oluline ja olemine on samuti oluline. Et ikkagi see puhkus, paus, aeglustamine on ka need asjad, mida ma ikka ja jälle tuletan endale meelde ja julgustan teisi ka. Ja mida mina ise ka veel kasutan, on see, et ma kasutan puudutust aeg-ajalt, pannes käe rinnakule või õlale või kuskile mujale, lubades tulla endal teadvele ja märgata, kuidas mul praegust on ja küsida endalt, mis on see, mida ma praegu vajan. Ja see juhatab jälle edasi oma elu poole, mitte et kuidas paremini sobituda, vaid kuidas olla pärisem ja ausam. Ma võtaks siit üle ja ütleks tõesti, et nii palju asju on kõlanud ja kasutan ise sarnaseid asju juba ka nagu Ann-Liis ütleb. Mina olen aja jooksul teinud väga palju tööd iseendaga, et mu sisekõne oleks ka samamoodi mitte nõudlik ja kriitiline, vaid siis, kui need olukorrad mul nüüd ette tulevad, mis minu jaoks on ka isiklikult rasked olnud, siis nüüd mul kõlab terapeudi sõnum või sihuke lahke, aga mis sa vajad? Vanasti see kohati jäi isegi natukene närvi või vihaseks, et mis ma vajan, mis mõttes. Siis nüüd on selline tasakaalukam oleks, ei aja enam närvi ja ma hakkan kiiremini mõtlema, mida ma vajan.
ja vahepeal kutsun ennast ka mõnusasti nagu korrale sellega, et kas ma tegelen oma asjadega. Maailmas on nii palju asju ja inimesi, kelle pärast muretseda, kuhu energiat panna, mida teha, nii et siis vahepeal ma küsin ka enda käest, kas ma tegelen enda asjadega. Siis minu esimesed vastused on, et tegelen küll ja siis ma küsin, aga miks see on tegemata ja miks see? Jällegi lahkelt ja sõbralikult nagu, et kas trennis on käidud, kas lõunasöök on söödud, kas sa täna oled jalutama jõudnud ja kui vastus on ei, siis on nii, võta, hakka nüüd minema, et need on tõeliselt väärtuslikud sellised sisekõne elemendid, nii et jah, et need vaimse tervise vitamiinid, et neid hoida iseenda jaoks ka nagu märgina, et aeg-ajalt ikka läheb graafik segamini, nii une oma kui toidu oma, aga selline enesehool esmajärjekorras ja olen ka enda jaoks selgeks teinud, et elu ei ole mitte selline sprint, vaid pikemaajalisem maraton, kus siis antud hetkel nagu Ljudmilla Kiljusti ütles, et on vaja olla olevikus siin ja praegu ja vaadata, mis vajadused annavad endast märku. Ja ma võib-olla jätkaks siit, et tõesti see üks osa, millest minu terve täiskasvanu hoolt kannab, on see, et ta tunneb ära need kriitiku laused ja mustrid ja põhimõtteliselt nagu kavaldab ta üle, ütleb, ai, et ma enam ei lähe seda teed pidi, et sa oled mulle juba tuttav sisehääl ja sina ei arvesta minu vajaduste ega soovidega, vaid sina ainult käsutad ja tahad minust midagi jälle saada. Ja ei anna mahti puhata siis, kui mina tahan, vaid siis, kui sinu mingisugused soovid on kõik nagu tehtud, et ma ei pea kuidagi ennast sobivaks kriitikule tegema, vaid ma võingi olla nagu mina ise. Ja üks oluline aspekt, mida minu terve täiskasvanu teeb, on lisaks sellele, et me kasvatame lapsi, käime tööl ja täidame muid rolle oma elus, on see, et ma planeerin endale selliseid toredaid asju, toredaid vaheldusrikkujaid asju, mis on seotud just sellise rõõmsa lapseolekuga meie sees, et mida saab nautida, mis on tore ja need ei juhtu meil elus iseenesest, et neid tuleb ka planeerida oma ellu. Et see on ka terve täiskasvanu vastutus, et ta teeb seda, võtab selleks aja. Ja minu jaoks märksõnaks on teadlikkus sellest, et mis on minu enda vajadused, mis on minu enda nii-öelda skeemid, olekud, mis võivad mõnikord segada kuidagi seda, et mis mu päris eesmärgid on. Ja kui ma räägiks praegu terapeudina, kui ma annaks soovitusi kellelegi, et siis ma tuletaks meelde, et meil on tõesti mõnikord väga raske mõista, et mis on minu päris vajadus on. Et me pigem võib-olla tajume paremini seda, et mis on minu soov, mida ma tahan praegu, aga mida ma päriselt vajan, et seda on mõnikord tõesti väga raske mõista. Ja kui mõnel teist on raske leida tervet täiskasvanud endas mõnes olukorras, siis võiks küsida korraks näiteks, et kes on see terve täiskasvanu minu jaoks on, et milline ta on, et kuidas see terve täiskasvanu praegu käituks selles olukorras, mida ta teeks. Ja kui ei tule meelde, et kes see terve täiskasvanu võiks olla, et siis võikski mõelda, et kes võiks olla minu jaoks mudeliks antud olukorras, et kas see on päris inimene minu lapsepõlvest, minu täiskasvanu elust, muinasjutust, raamatust, kuskilt mingist loost välja mõeldud tegelane, keda ma võiksin endale mudeliks võtta ja käituda nagu tema mõnes olukorras. Ja mõnes olukorras võib käituda ratsionaalselt, lahendada olukordi, analüüsida, proovida mõtestada seda olukorda, arutada kellegagi, aga mõnes olukorras võib lihtsalt hooliv olla, vaatamata sellele, et see ei pruugi olla väga ratsionaalne, aga ma otsustan, et ma olen praegu enda suhtes hooliv ja lahke ja sõbralik ja ma andestan endale mingeid vigu, ma andestan endale seda, et ma käitusin valesti, et ma eksisin ja ma luban endale käituda järgmisel korral teistmoodi või kuidagi parandada enda vigu, et see on ka terve täiskasvanu. Ja kui mõnel inimesel näiteks on tõesti väga raske leida endast tervet täiskasvanud, ta ei suuda kontakti luua oma vajadustega, siis minu soovitus on pöörduda teraapiasse. See on kõige kiirem tee luua kontakti iseendaga. Seda võib teha teistmoodi, võib raamatuid lugeda, võib kursustel käia, see on ka täiesti okei, võib mingite teiste praktikate kaudu jõuda.
aga teraapia on see koht, kus me võtame seda sihiks, kus me tegeleme sellega otse, kus me ei käi ümber, kus me tegelemegi nende olekutega ja seetõttu see on tõenäoliselt kõige kiirem tee. Et võtta julgus ja see on juba esimene samm, mida terve täiskasvanu saaks teha enda abistamiseks. Aitäh. Kui ma lisan veel omalt poolt ka siia lõppu veel, et minu jaoks selline terve täiskasvanuga kontakti saamine on see, kui ma võtan hetke endale ja mulle tundub, et meie maailm on nii kiire, aga see hetk endale läbi mindfulness teadvaloleku praktika, et kuidas minuga on, et selline kiire kehaskänn, kuidas ma hingan, kas kuskil on pingeid, et mis toimus, mis mu mõtetes toimub, milline olek hetkel nii-öelda bussijuht on. Ja siis sealt nagu edasi minna ja selliseid skänne teha nagu nii tihti kui vaja, aga võib-olla mitu korda päevas, vahel lühemalt, vahel pikemalt. Aga ma küsin ära ka ühe küsimuse, mis on meie kuulajatelt tulnud ja kuulajad, et küsige veel. Aga praegu on tulnud selline küsimus, et kuidas toetada tervet täiskasvanud muutunud tehnoloogia keskses maailmas? Võib-olla minu vastus enne oli veidi juba mõjutatud sellest küsimusest, aga et selline aeg endale võtta aeglasemaks, aga ma saan aru, et küsija on mõelnud seda kiirust siin, et tehnikas me oleme kogu aeg ühenduses. Kuidas seda tervet täiskasvanud siin kuidagi lähemale saada endale, mis te arvate? No ma alustaks sellest, et me räägime ikkagi vajaduste rahuldamisest, et ennekõike ilmselt võiks vaadata, et mis see vajadus on minul selle taga, et ma nii palju kasutan tehnikat, kas see on päriselt vajadus, kas see aitab mind või on see pigem düsfunktsionaalne? jah, et see küsimus on hästi huvitav ja nagu püstitatud, aga et seal on see, et kas sa saad korra korrata, et mis toetab siis jah, et nagu selle tehnika ajastul, aga seal nagu ei ilmne nagu see probleem või mure. Ja küsimus on, et tõesti see funktsionaalsus ja düsfunktsionaalsus tehnika kasutamisel, aga siis küsimus, et kas inimesel on ka mingi kurbus või igatsus kellegi või millegi muu järgi, et see võib ka olla signaaliks, kas midagi jääb tegemata. Ma korra mõtlesin enda nagu verstapostist just seda, et me kipume olema viimasel ajal kõik väga palju telefonides ja arvutites ja kas siis seda inimkontakti jääb vähesemaks ja mida vähesemaks seda jääb, seda ebamugavaks muutub taas kontakti loomine. Nii et ka meie terved täiskasvanud siis peame aeg-ajalt endale esitama selliseid väljakutseid ja tulema oma mugavustsoonist välja, kohtuma oma sõpradega, sugulastega, et see lahendus võib ka selles olla. Ja mina mõtlen ka, et see tehnoloogia on ju loodud inimeste poolt ja inimeste jaoks, et seda kasutada mingite praktiliste asjade lahendamiseks võib olla ju väga kasulik. Küll aga meie räägime siin põhiliselt emotsionaalsetest vajadustest kontakti, soojuse, ärakuulamise ja inimliku ärakuulamise nagu järgi, tunnistamise nagu järgi. Et see ilmselt sellel ajastul vajabki väga teadlikku teadvustamist, kui palju mida, kui palju elektroonilistes asjades, kui palju inimkontaktis, kohtu ma näen, et tehnoloogiaga suhelda on justkui mugavam, aga see on üks väga sügav üksinduse tee, mis pärast sinna hinge tekib. Nii et mõõdukus, teadlikkus ja et inimkontaktid säiliks ka. Tehnika ei saa kallistada meid. Tehnika ei anna meile võimalust saada nii vajalikku oksütotsiini näiteks, et seda teeb ikka teine inimene ja päris kontakt inimesega. Nii et tehnika on hea, ta võib meid aidata päris palju, jällegi sõltuvalt vajadusest, aga ta võib ka tõesti tekitada võib-olla liiga palju autonoomiat ja siis on kahjustatud turvalise seotuse vajadus.
ja ma lisaks siia võib-olla ka see usaldus, et kui ma lähen kuskile tehnikamaailma, siis miks ma sinna lähen, eks ju, et mis siis vaja on mul sealt saada tehnikamaailmast, et selle asemel, et kuidagi võib-olla usaldada iseennast, et ma lähen nagu kinnitusi võib-olla saama või otsima seda, et kas ma teen õigesti või valesti või otsima mingeid valikuid, et sa nagu ise ei mõtle, sa ei usalda iseennast, et terve täiskasvanu on tõesti see olek, kes pigem lähtub iseenda sellistest instinktidest ja vajadustest ja ta õpib usaldama iseennast, ta lubab, eks ju, teha vigu, võtta neid kui õppetunde ja arengut ja minna edasi ja vaadata, mis valikud tal veel elus on. Et ta on ise arengule suunatud. Aga aitäh kõigile. Sa tahtsid veel öelda, Ludmilla? ei, Ma võtan kokku, et aitäh kõigile kuulajatele ja arutlejatele täna selle väga inspireeriva vestluse eest. Ja me rääkisime siis sellest, kust tuleb mõiste terve täiskasvanu, kuidas see kujuneb, miks ta mõnikord kas siis varju jääb või on vähe kujunenud. Me kuulsime ka, et kuidas seda eristada siis kriitiku või ülefunktsioneerivatest olekutest ja mida siis terve täiskasvanu teeb ja ei tee teisiti. Et see hoolitseb, seab piire, võtab vastutust ja teeb seda kaastundlikult ja palju muud hoolitseb meie vajaduste eest. Ja suur-suur tänu kõigile esinejatele ja kuulajatele. Ja soovin kõigile head jätkuvat keeliteraapia päeva ja võimalikult palju kontakti oma terve täiskasvanuga ja kaastundlikkust, kui see kontakt on vahel natuke kaugenenud. Kõike head, aitäh! aitäh!